No tere jälle siis. Me lähme toome uue mootorratta mulle. Nagu ikka, kõik odavad mootorrattad on 3 tundi eemal minust. Nii et me läheme sõidame 3 tundi kuskile kaugele ja toome ühe Honda siis CBR-i 89 aasta vana panni jälle. Aga selle on ülevaatus. Sellega saab sõita ja see läheb tööle. Nii et see on juba suurem võit kui kõik teised, mis ma ostnud olen. Et äkki saab natukene nautida sellega juba sõitmist ja ilmasid ka. Vot, aga ega rohkem mitte olegi. Kell on juba keskpäev, mingi 1 vist läbi ja lähme sõidame 3 tundi siis sinna ja pärast 3 tundi tagasi. Ja lähme vaatame äkki kuskil jälle teeme peatuse mere ääres või kuskil vaatame midagi huvitavat. Vot nii, lähme sõitma. Tahagi meid, meil on päris libe. Vaba. Suri välja või? No täitsa okei. Ma ei taha siin sõita, siin on jumal libe, siin on hopane. No nii, nüüd on meil juba 2 päeva mööda, täna on esmaspäeva õhtu. Me käisime laupäeval sellel järgi. Laseme sellel autol mööda minna, sest see põristab meil siin muidu häält. Mis meil tee peal juhtus? Ma sain korralikult täkke esiklaasi. See oli ikka siuksel laksuga tuli mulle sinna, et nüüd on ilus täkke. Tsikli ma tegin lahti, kui ma siia jõudsin, toetasin siia poole. Mul on siin madrats, mis on ideaalne selle jaoks, et mootorratasse kinnitada. Ja rihmaga läks kinni ka. Seekord oli natuke paremini valmistunud. Mul olid siuksed head brussid, millega peale ajada ja nüüd ka maha ajada.
ja mis me avastasime sinna jõudes, oli see, et põhimõtteliselt täpselt samast kohast teeme mootorratta, kus selle Suzukigi sai. Ehk siis mingi sama linn, aga natuke seespool siis, kui Suzuki oli. Et tundub, et kõik head rattad tulevad täpselt samast kohast. Või noh, ma ei tea, kas head rattad. Aga igatahes, see läks tööle. Sellega ma sain sõita, väga palju sõita ei saanud, sest et seal oli nii vastik sopane. Oba! Et jah. Aga no tööle ta läks seal, vaatame, kas ta siin ka nüüd tööle läheb, selles mõttes, et see on põhimõtteliselt esimene käivitus. Mis meil siin on? Nii, kütusekraani ma panin kinni, see on vaja onni keerata. Toores käib siit ja vaatame. Issand jumal, kas see on mu parim ost siiani või? Ja noh, siuke ta on siis. Et ma lähen sõidan ta ka üles ära, viin ta garaaži. Ma ei tea, kas üldse midagi kuulda on, kui ma siin, kui see töötab. Aga ei noh, ideaalne ju. Kui tööle läheb, siis on juba pool võitu. Et selles võttes jah, praegu on hea. Lasta soojeneb natuke üles, siis ma saan mäe otsast koju sõita garaaži. Ja ongi hea ja vaatame siis üle ta täpsemalt, kui ma lähen garaaži ükskord jälle. Vaat nii. Ja nagu naksti ongi see kena 89 aasta Honda CBR 600F meil siin tööruumis olemas. Mis siin on? Ega siin midagi ei ole. Ma peakski siin nüüd väikse tiiru peale tegema, vaatama, mida siin vaja on. Äkki ma teen selle kord siukse triki selle rattaga, et ma ei hakka kõike tegema, aga lõpuks ma teen ikka kõik, mis ma tahan teha. Põhimõtteliselt ma tean kindlad, ma vahetan keti siin ära. Kett on roostes, kole, päris jäik, siin ei liigu need asjad. Ma ei viitsi hakata vist seda proovima taastada. Kergem on panna uus kett, uued hammakad ja siis on rahu majas. Ma tahan nagunii sellega ise ka mingi aeg sõita ja siis on hea. Ja ma mõtlen, mis ma esiamortidega teen. Mul ei ole siin nüüd ju võimalus seda tõsta praegu. Ma peangi mõtlema tegelikult mingi lahenduse välja, kuidas ma saan nina maast lahti ja siis teha siin esiotsa töid siukeste ratastel, mida ei saa tõsta alt raamist. Siin on ju kondel ja siin all on kindlasti ka väljalaske kollektor kohe, et torud jooksevad seal ja siis ei ole väga hea seda tõsta. Et teoorias lakke ma ka midagi panema ei hakka, aga võib-olla mingi puki pean välja mõtlemas ja ise tegema valmis siis, mis on siis tõstmiseks, et saaks tõsta ratast. Et jah, siis vedelikud, kõik jaotusvedelik, pidurivedelik, õlifilter, õhufilter ja jah, ega siin rohkem tegelikult väga tegema ei hakkagi. No vaatab, mis pidurid teevad. Seal koha peal vaatasin, olid isegi okeid, tundusid. Ma väga ei pööranud tähelepanu jällegi, sest ma ei viitsinud, sest see töötas ja ma sain sellega sõita. Et see on juba suur võit. Aga jah, siuke huvitav värvikombo on. Nagu nad vanad rattad on, nad on siuksed naljakad. Paksud junnid, tagaotsa hästi paks ja siuksed. Aga kui sõidab, siis on ju ideaalne. Et kõige hullem ta ka välja ei näe. Ja jah, vaatame, mis saab. Et siin on igast huvitavaid asju. Et sidestandi näitab, kui küljejalg maas on. Ja siis tavalised need, tegelikult see on ka ainuke huvitav asi, et siin näitab seda. Kui ma nüüd süüte sisse panen, siis praegu on küljejalg all. Tõmbame küljejalg ülesse. Plaks, tuli, kustus. Nii et äkki ei juhtu neid asju enam, kus paned kogemata käigu sisse, kui on jalg all. Ja siis sureb välja ja kõik jälle naeravad su peale. Vot, aga jah, selles mõttes tundub täitsa viisakas.
üks asi, milleks veel oleks esiotsa vaja maast lahti saada, saaks kontrollida lenksulaagrid üle. Aga selle jaoks on vaja ikkagi niimoodi tõsta, et kuskilt alt sealt. Vot, aga praegu ei olegi rohkem kui, et kaamera filmima. Ma käin paar tiiru ümber ratta. Vaatan ära, mis ma vaadata saan siin. Ja ega rohkem ei olegi. Äkki ongi siuke hea lepo, kerge töö, kus väga palju teha ei ole vaja. Hakkame tööle. Rattale kiire tiir peale tehtud ja mis ma leidsin? Ma leidsin, et kus nüüd näha on või ei ole. Et paneme niimoodi äkki on parem. Vot, vahetab keti hammakad, õlifilter, õhufilter, küünlad, kütusefilter ja võib-olla teema amordihoolduse ka. Võib-olla, seda ma mõtlen veel. Aga jah, no kütusefilter siin mingisugune on. Vaatame, kas seda pakutakse eraldi ja kui ei pakuta, siis äkki ma leian kuskilt. Kui ei leia, siis ei leia. Ja piduriklotsid head, taga on väga head, ees veel kestavad päris pikalt, aga näitavad kulumise märke juba, väiksemad kulund, kui uuena nad oleksid. Amordid ei leki, nad on kuivad selles mõttes, aga ma tean, et neid ei ole siin kindlasti tehtud mitte kunagi, sest kes neid ikka niisama teeb ennem kui need lekkima ei hakka. Mis veel? Pidurid, kõik tuled, asjad töötavad, siin pole probleemi. Jahutusvedelikku ma ei pannud siia kirja ja ei ole jahutusvedelikku kirjas. Jahutusvedelik läheb ka vahetusse, selle peab lisama ja rohkem olegi. Võtsin praegu istme maha lihtsalt, et siia alla saaks piiluda ja selleks ka, et ma pean vahetama või ma vahetan kohe pidurivedelikud ära, kuna mul on üks potsik juba lahtine seal üleval Suzuki töödest, et siis ei lähe see vedelik raisku. Et ta ei seisa siin niisama, et muidu peab ära viskama, sest ta läheb, kogub niiskust endale sisse. Vot, rohkem ei olegi midagi. Mingi hetk ju kunagi võtab paagid asjad maha, aga need siis, kui tulevad küünlad ja kui õhufiltril ligi pääseda, siis on ka sinna vaja saada. Aga siuke ta on. Praegu ei olegi muud, kui alustame eest või tagant kuskil pidurivedeliku vahetusest, teeme selle kohe ära ja saab juba ühe asja nimekirjast maha tõmmata. Väga hea. Vedelikud vahetatud nagu naksti, midagi hullu polnud. Tagapiduriga oli see, et ma tegin selle esimesena ja potsiku sisse oli siuke ilus. Visuaalselt oli ikkagi normaalne see vedelik, aga potsiku põhjas oli mustust, mis sai siis ära puhastatud ja siis uus vedelik peale ja siis välja pressitud. Et see ühepoolse pumba või ühepoolse klapiga see pumpamine on päris hea, päris kiirelt saab tühjaks paagi ja ei tõmba samale lõhku sisse. Aga siis, kui ma juba hakkasin siin korralikult pumpama, siis tuli siit korralikult mustust välja siit supportist või siis sellest liinist, kus see vedelik on. Et mingi hetk oligi piduripedaal, oli natuke raskem, käis siuke nõks läbi ja pressis kohe voolikusse korraliku mustuse. Ma ei tea, kui hea pildi ma sellest sain, aga jah, sealt tuli mitu korda seda mustust välja. Ja siis tegin esimese poole ära. Siin ma filmisin ka ainult põhimõtteliselt seda, kuidas ma ühe poole tegin. Siin ei ole midagi vaadata. Siin oli samuti. Vedelik oli päris ilus, aga paagi põhjas oli mustus, mis sai siis ära puhastatud ja ilusaks tehtud. Ja samamoodi
siin pressisin jälle lihtsalt selle ühepoolse klapiga alguses tühjaks ja siis käsitsi veel üle igaks juhuks, et 100% oleks kindel, et õhku sees ei oleks. Mida veel? Igal pool on nipparid ja mille jaoks need on? Selleks, et see ei nagiseks, et need asjad ei liiguks. Ma panin tagasi ka, siin tuli nippar ära, lõikasin ära alguses, siin oli üks ja siis oli veel ka siin. Vanamees ütles ja, et no nagisevad need plastikud, et ei saa ja kui vanamees on pannud, siis mina jätkan sama asja. Et oligi vist 61 on sündinud või midagi, et küll ta teab, need teavad, kui naginad on, siis ei ole hea. Et kui nii vanad kõrvad kuulevad, siis mina kuulen ka veel äkki natukene aega. Rohkem ei olegi. Praegu on hea. Ma ootan ilmasid, et sõitma minna. Kas ma saan sõitma minna, seda ma ei tea. Mul pole mu tööriistakäru Eestist jõudnud koos kiivri asjadega, mis mul seal kõik tulevad. Ma ei tea, kaua see läheb. Hispaaniast on kohal juba nädal aega, aga siit Hispaania laost pole minuni toodud veel. Nii et ootame. Aga ma vist ei öelnud, aga ta andis mulle kaasa veel kiivri, tagi ja kindad. Kindad on läbi, neil on mingi auk sees näpus. Aga noh, suvel ongi võib-olla hea, kui õhk läbi käib. Kiiver oli nii räme must, et see oli lihtsalt räige. Ma küürisin, ma pesin seda, ma tegin sellega kõike. Et nüüd sai juba tunduvalt paremaks. Aga vaatab, kas ma julgen seda endale pähe pista. See on mingi odav kiiver, et kui minu kiivrit ennem ei jõua. Õnneks mul on see mask, sukk olemas pähe. Selleks tasubki sukka kanda, et ei tekiks sihukest rõvedust sinna kiivri sisse. Sukk on kergem pesta. Et jah, ja tagi käis pesus ja no ikka sai kõik pestud. Tagi mulle arvates selga ei lähe, ta oli natuke pisem mees minust. Ja jah, vaatame, äkki müüb selle lihtsalt maha siis. Aga praegu on hea. Nüüd on nimekiri olemas, mida meil vaja on ja ma tellin asjad ära. Nii kaua ma loodan, ma saan sõitu nautida. Ja siis ongi super. Vot, aga davai, see on uus ratas. Lõpp on nagunii, ma ei tea, miks ma nägite ära uue ratta. Davai, tšau siis.